Tere hommikust! Täna esmaspäev, eile laadsin video ülesse. Väga hea tagasiside. Tänks kommenteerijatele. Tõmbame siit ühe nädala vlogi. Proovime harjuda protsessiga. Täna meil siis siuke pill. X6. Tegin just siin inpesulas siukse suurema pori maha laskmise. Nüüd teostame pigi käsipesu, velgede puhastus. Et siin lasingi suurema koguse pigi maha, siin mingi mustus oli peal, siit on näha. Pill oli päris rokane, et keegi tahab autot puhtaks saada, siis inpesulad siin kõrval. Kui teil on nii-öelda regular pill, see tehakse ette korralik pigipesu. Saate masina ilusti puhtaks, siis läheb harjade vahele. Harjad pestakse ära iga õhtu, et oleks siukene top kvaliteet, et võrreldes Circle K või Chassiga. Ja kuna eelpesu on kõige tähtsam, nagu ka vundament majal, ühesõnaga saan sa pead pesu. Pomo on väljas, Pomo organiseerib. Pomol on kõnesid peal kogu aeg. Mina siis teen siia pigipesu ja siis me teeme Kristoga siia kahekesi ühe täissalongi hoolduse ja siis lõppude lõpus läigestame ka, et pruun sisu. Siin on väga hästi tulemust näha. Ma teen pigipesu ära, tõmban mingid klipid ja siis viin teid läbi protsessist, kui kaua võtab aega detailing salong. Ma võin kohe ära öelda, et see on mingi siuke 4-5 tundi ega kahekesi tehes. Ajame taga maksimum perfektsust, maksimum kvaliteeti. Kui see kõik on tehtud, siis läigestame ja kui läigestamine on tehtud, siis lähme teeme müügipildid homme. Nii et for sale premium pakett koos läigestamise ja salongi sisuga X6-le. Keegi tahab, siis saate protsessi näha ja saate broneerida selle for sale premiumi. Nii et ma praegu hakkan kütma ja pange valmis, siit tuleb. Mis veel räägib on see, et ostsin oma esimese investeeringu siia vaiba. Siia tuleb veel vaipa ja siia tuleb veel vaipa. Et plaan on see, et see tagumine osa tuleb siis täiesti vaiba alla ja siis kunagi tuleb siia ripp-lagi nende lampideni ja siis siia taha tuleb full kurad lightning, see round cube, mis on. Ja siis siia seina mõtlesin, et teen mingid riiulid, saab mingit manti panna ja tahvel on maha kukkunud. Nüüd oli tahvel seina peal. Aga jep, X6 juurde tagasi, sitame pesu, tšau. Nüüd lasin peale siis nii-öelda Iron X-i või siis Roten Pro või mis iganes toodet te kasutate. Väljad, kere tegin kokku. Ise väldin kroomliistude peale laskmist. Võib juhtuda, et nii-öelda keeran need pekki ja siis väldin ka peegliklaaside peale sattumist. Aga esimene ring on siis põhimõtteliselt kontaktivaba pesu ainult survekaga, et lasengi tal siin tikstuda selle roosteemalduse all. Võtab kere küljest kõik mustus ilusti lahti ja siis teine ring läheb uuesti rooste peale või rooste eemaldus ja siis juba aktiivvaht ja siis juba kindaga ja pintsliga neerud ja mingid siuksed vahed. Mina olen sarjunud pesema niimoodi, et ma pesen ära ülemise ringi. Klaasid, kapott, kuni ukselingini kõik puhtaks. Järjest liigun allapoole, aga ma lasen alati uuesti siis auto vahuga kokku. Mul on alati tüünis puhas vesi, kus siis kindlasti puhastada. Nüüd lasen pilli uuesti survekaga puhtaks, et järjest seda liiva vähemaks, kuni jõuan velgedeni välja ja siis ongi käsipeal tehtud. Mõned kasutavad seda two-bucket-süsteemi, aga mina siis kogu aeg lasen survekaga selle paksu vahu kuhu. Et kui keegi tahab, kellel on kodus survekas, saab minu käest osta vahtu. Seda saab kasutada ka väga hästi selle Kärperi originaalpotsikuga ja kui tahad, siis saab küsida ka sellist vähe profimat asja, et on metallist otsaga. Ta on siis pealt reguleeritava vahukogusega või kas ta annab sulle rohkem vett või teeb rohkem vahtu. Saad seda juga ka muuta, et kas tahad, et tasaks nagu punktid või lehvikut või mida iganes. Kui huvi, kirjuta. Minu kaudu saab pesuvahendeid, kuivatuslappe, autokeemiat, leotust, väljapesu, väljaharju, pintsleid, igasugu autopuhastusvahendeid. Kuna nüüd päev on juba päris pikale veninud, ma päris nii pikalt muidu käsipesu ei tee. Teen nüüd käsipesu ruttu lõpuni. Panen timelapsi käima, tõmbame alumise tiiru ja väljad üle ja kuivaks ja siis saame hakata läigestama ja siis juba salongi kallale.
sai siis teebitud. Sellised vajaminevad kohad, kuna läigestus on tegelikult, ütleme, seda äärte nühkimist nii hullu ei ole, siis teipimisele saab ka vähem rõhku panna. Siinpool samamoodi, kõik ära teebitud. Räägin, mis asju kasutama, küsiti kommentaaris eelmine video. Ruppes LHR 15 Mark 3 ja täna läheb Ruppesi kollane padi. Klemmi lakiga ma arvan, et lähen täna sellist teed nagu CarPro Fixer. Läigestusele väga okei. Läigestab rohkem kui lõikab, aga vähemalt lõikab ja padi on pehme, ehk siis pind läheb väga kuumaks, aga ma arvan, et need oolikoti kriimud tulevad ilusti välja. Läigestamise peale ma arvan, kulub mul mingi sükke kogu auto 2 tundi. Really, nigga? It was at this moment that he knew he fucked up. Et pill läks mõnusalt läikima, tuli selline ilus asfaldihall värv välja. Läigestamine sobibki sellistele pillidele veel hästi palju harjapesulas käidud. See eemaldab selline 30% kriime ja kaotabki ära selle harjapesulas tekkinud hägu või lumeharjaga. Kui sul on pill talvel harjapesu saanud, siis tahad, et see suvel jälle läigiks ja sa ei taha selle töö alla panna mingi 5 sotti, siis kirjuta. Läigestamine, ma ei tea, ma panin hinna siia alla. Ta on mingi 200-300 auku jääb. Sama süsteem nagu siin. Väljapesud, koopad, kapotialune kui soovid. Väljast siis üheetaapiline läigestamine. Vaha. No nii, olen oma lõuna ära teinud ja auto siis vaha on ilusti. Liigume edasi salongi juurde. Salongis siis teostame nahaaaduse. Ilusti selle kogu kopatuse puhastuse. On lastetool olnud, klaaside pesu seest, jalamattide kuivupuhastus. Näitan teile siis Before klippe. Aga räägin ära salongi töö olemuse. Esimene lakkus on siis sõidame läbi õhuga kõik kohad. Laseme kõik tolmu salongis laiali ja siis liigutame teda tagantpoolt ettepoole, et saaks kõik tolmu siia ette juhi või kõrvale istuja jalga ette kokku. Kui kogu tolm on siin koos, tõmbame tolmuimejaga suurema mustuse ära. Peale suurema mustuse tõmbamist alustame nahahooldusega. Nahahoolduse ja harja kasutamisel siis prits kõige rohkem seda mustust laiali. Kui nahahooldus on tehtud, siis hakkame ülevalt alla liikuma. Armatuurid, polstrid, roolid, pintseldame kõik veint, restid, särgid, värgid. Iga etapi vahele teeme ka tolmuimeja, et järjest seda mustust autost kokku korjata. Kui see kõik on valmis, siis on lõpetuseks kõikide läikiviliistude ja klaaside puhastus. Jalamatid sisse tagasi, ongi auto valmis. No nii, pruuni sisuga on hästi raske see, et see nahk on ju värvitud. Naturaalne nahk on meil pruun. Siin on juba tegelikult väga hästi näha. See külg on välja vahetatud. Siit on juba kulunud, et ma juhiistmele nii hullu nahahooldust tegema ei hakanud. Nüüd aga on mul küsimus, mis selle rooliga tehtud on. Õmbluste järgi ütleks, et seda ei ole värvitud. Kui tavaliselt istmenurk ära kulub, siis on ka rool läinud. Ma teen üliõrnalt siia nüüd märja lapiga, kiirelt swipe'i. Ma arvan, et see on tuisatud. Ja et see on tuisatud, ma räägin. Kui juhiistme nurk juba ära vahetatakse, siis on midagi halvasti. Jep, rool ongi värvitud. Teengi ta siis ainult märja lapiga üle. Et rool on siuke hallikas tegelikult. Siit läheb ta mustaks. Aga siin on siuksed väiksed mustad täppid, mis ei tule hetkel välja. Kust siis, ütleme, värv hakkab maha tulema. Ja siin on suht sama lugu. Aga ma jah, kahjuks ei saa seda rooli rohkem paremaks teha. Viimane tolmarve teha on. Hakkab vaikselt juba ilmet võtma. But things change and you can't look back. Now nothing comes so easily, except when you're near me. Sometimes you're up, sometimes you're down. All I know is I need you around.
kohas. Läks mingi siuke põhimõtteliselt 1,5 tundi pluss siis eilne salong, ehk siis ütleme 2 tundi. Tegin siis naita rohkem, aga põhimõtteliselt mega ilus ta sai. Panin sisse kõik matid, särgid tagasi ja aitasin natukene lapiga kõgased. Aga igatahes jah, jalamatid tegin tornaadriga eile puhtaks ilusti. Need olid päris rokkased. Andsin veits pedaalidele natuke kontrasti ja uksevahed, pigipesu. Väljad puhtaks. Väga ilus auto on, mulle endale väga meeldib. Esiosa on just siuke lahe selle suure võrega. Aga jah, tänaseks siis niimoodi. Nüüd annan Makani kätte, siis läheme teeme X6 müügipildid MC autosse. Seal teeme reklaamvideo sotsiaalmeediasse. Arvatavasti filmin küll telefoniga, aga droon on kaasas, et tahaks drooniga mingid klipid teha. Nüüd teen pildid Instagrami ja siis panemegi edastistele toimetustele. X on siin, mingi siukse nurga alt. Kuskilt siit võiks panna pildi. No jõu, põmm. X6 pildid siit tehtud, vahepeal käisin kodus, jätsin kaamera, akut koju, mida läheb täna väga vaja. Nüüd võtsin väikse lõuna. Kuradi pokekaus, OG. Ise söön tegelikult teist korda, aga ei. Sitaks hea kuradi. Ühe korra käisin, nüüd olen müüd, et lõunakas hea lähedal käia ka. Ja nüüd lähen võtan suuna MC auto poole ja siis lähme teeme ilusa ilma puhul mingid rendiauto pildid ja siis lähme sõidame mingi matkabussiga veits ringi ja teeme tollest mingi promovideo värgi, et vaatame, kuidas välja kukk, tundub suht pull. Homme läheb jälle tööpäev edasi. Mul on homme mingi kuradi, ma ei tea, 2 või 3 autot. Üks nendest on Audi TT RS, nii et stay tuned. Järgmine homne päev tuleb lahe. No nii, oleme kohal MC auto hoovis. Koht, kus kõik tegelikult vist minu jaoks alguse sai. Mingi aastal 2016 sai siin see laud või noh, tänaseks töökoda. Tollel ajal oli ta veel mingi väetise hoidla. Seal oli mingi kuradi happed täis kõik. Sain mingid mürgitused asjad. Tänaseks sellest väga kvaliteetne remonditöökoda välja kasvanud on. Jah, 2016 sai alguse. BMW lammutus. Aga lähen vaatame sisse. Siit peaks saama mingid asjad. Tümm käib, ma kuulen. Vastuvõtt on soe alati. Tere! Nüüd hakkab nalja saama, noh. Nüüd hakkab udune on miskipärast. Oota, ma teen korda. Ei, mingi udu tuli sisse MC autos. Tänaseks 4 tõstukit. 1, 2, 3 ongi 4. Igasuguseid haigeid töid siin tehakse. Siin on meil üks kompakt. Mingi rallikas. Mingi rallikompakt. Mis siin tehakse? Käiguavastik on katki. Tulge siia remondit ära. Siin on X1. Mis selles tehakse? See on esiveoline või? No see on 4 ikka ju. Mis sellel tehakse? Amordi tolmukatted. Ahah, amordi tolmukatted. Polegi amorti. Ühesõnaga, BMW tooge kõik siia. Siin on E30. Anti on ka siin. Anti uhkesti. Siin tehakse täis reepildi, siin pandi uus tagasild alla, ma tean. Siin keevitati tagatiivakaared ära seest. Siia pannakse tuled külge, siia pannakse see mootor peale. Ja siis ma ei tea, mis siin veel tehakse. Siin tehakse kapremmi näiteks. Ei ole. Ei ole või? Jõu. Mis sa teed? Panen mandaliini kokku. Tavai, mis mootor see on? N57. Mis ta oli? Midagi 30A või? Tavai. Sa oled või? Mis auto see oma see on? F01. 7. Ei, jah, 7, jah. Nojah, mis seal ikka? Mis siin juhtus? Vändvõli liin on natuke paigast ära. Nii. Kliendi soov oli, et paneme kõik kokku. Tavai, paneme kokku. Siin on kõik uued kuradi filtrid ja ärgid. Väga uhke. No lahe. Ei ole. Ei ole lahe või? Turbo. See on selline töö, mida mina teha ei taha. No see on selline töö, mida siin mehed oskavad teha vähemalt. Remontida autosid kvaliteetselt ja mootoreid. Mina olen ka oma autod ainult siin põhimõtteliselt ära remontinud. Just mul mingi 6 aega tagasi käis F-il kütuse süsteemi õppideks, siis Pikarti oli see, kes kogu muu pundiga asja korda aitas teha. Aga jah,
tulge ilmselt autosse, siin saab BEM-id saab kindlalt korda. Matkaautos siis. Ja ülejäänud autod saavad ka korda. Ja ma tahan matkatkat, jah. Matkatkat. Kus kratt on? Kratt on linna. No äge raisk. Pulli tahate teada või? Siin on üks Madis veel peale minu. Ütle jõu, Madis. Jõu. Ma ütlesin Madis eest jõu praegu. Nii, siis võite puhketuppa tulla, kui te auto remonti tahate. Väga mõnus koht. Siit saate osta ka mingid juppe. MZ auto nokatseid, kuradi kellad, body mount shifterid, tõmbeasad. Ops, miks mul siukest nokatsit ei ole, hallo? Pane pähe. Panengi. Põmm. Kui ta on huvitav. Päris hea noka, peaks veits rohkem rulli keerama. Küll, selle mõtlen kaasa. Siis saate osta siit veel, mis te saate siit? No BEM-idele saab igasugust kraami. Hüdrokad, sportrooli, oilkats, känne. Siis siit saab osta kuradi kapoti kinnitusi. Nagi saate osta, seal on üks nagi. Siis saate osta M50-le torukollektori. Ja siin igasuguseid karikaid rajapäevadelt toodud. Seal on üks E30 M3. Ja siukse koht on. BEM-i varuosad, nokatsid, BEM-i remont. Teiste autode remont, mootorite remont, sildade remont, keevitustööd, summutööd. Seal on üks äge motikas, ma võin teile näidata. See on Kaspari motikas. Kasparile meeldib kiirus. Kaspar on teinud siukse pulli näiteks. Siin on see motikas. On ju. Ja siin on see motikas. Ja siis siin on siuke sõber. Siuke sõber on siin. Ja siis Kaspar tuunib siin igasuguseid asju. Aga siin on mingid asjad küljest ära võetud, või ma lihtsalt ei näe neid. Aga siin on ise tehtud sisse lasknud kolle. Siin oli summuti kuskil, aga seda enam ei ole. Uus spidomeeter. Anja, see on Kaspar ju, Kaspar. Ühesõnaga Kaspari siuke suve kulgur, see on veel poolik. Mis see oli, 1000 kuubikut või? Ongi näe, seal on CBR 1000 kirjas. Nojah, ja palju siit jõudu tuleb nüüd selle kuradi turpsiga? No 250 hepakanti. Ja see kaalub ka 250. Tühi kaal on 190 no, kilo. Üks hobujõud per kilo põhimõtteliselt, midagi siukest. Nii et suvel, kui tonnine CBR turbovihinaga mööda sõidab, siis teate, et see on Kaspar. No võt, selline pull on. Igasugused mootoreid siin tükkideks võetakse, kokku pannakse, korda tehakse, vedrusid vahetatakse. Aga mina lähen nüüd, võtan matkaauto ja lähen matkama. Ilusat päeva! Tšau! Matkakas. Just give me another chance. I know I brought it on myself, but situations haven't helped. Ops, see on minu vana rullikas, see on mu esimene auto, nüüd see on Uku oma. Uku ise peaks olema Austraalias, see on müügis by the way. Ja siin on kahepoolene swap. Siin on M50 non-vanuse swap tehtud MZ-i poolt ja strutid ja ma tean, et siin on kere ka keevitatud. Ja see käib haigelt edasi, ma olen sellega sõitnud. Sees kuradi Omega Recaro, särgid, värgid, 3 kodaraga rool. Ja siin on siis matkakas. MZ rent. Mul on miskipärast läheb, filter läheb uduseks seest. Ma ei tea, kas see sain pesuga liiga või midagi. MZ autos saab ka näiteks rentida siukest matkahaagist. Võtad autole sappe, siin saab sees elada. Siin on see hea võistlustele minna, siin on siuke katuse see vari. Siin sisse saad magama minna. Nojah, lähebki uduseks, noh, kassipärane. Ühesõnaga, kui teil on vaja midagi rentida, autot, käru, rendiautot, rendibussi, rendisõiduautot, matkaautot, rendihaagist, siis MZ auto aitab. Panen kontaktid alla descriptionisse. No nii, kuradi anti kohe tööris kätte. Mul oleks siukest vaja. Jumala hea. Ei, lähme pillist siis reklaamvideot tegema. Üks suure perevaguniga tegu on. Teen mingi tuuri ka pärast, aga praegu siis lähme vaatame mingi ilus asukoha välja. Panen Fiatiga peeneks. Davai raisk. Panen peeneks. Fiatiga sõidan ma onupella. Esimene probleem on vaja ära lahendada ja selleks on asukoht. Ja kuradi täna suhteliselt porin igale poole, aga ma proovin siia teisele poole Ilmatsalu järve saada. See võiks olla siuke solid koht, tahaks mingit droonikaadrit teha niimoodi, et paneks drooni jälitama õhust. Ennem teeks mingid reelsid telefoniga nii-öelda ja siis saaks panna drooni jälitama, teha droonikaadrid ja näiteks selle lisavarustuse siin ära kuidagi, et ma vaatangi, kuidas asi saab. Arvatavasti panen GoPro endale külge, siis näete enam-vähem, kuidas ma oma ajusid ragistan. Ja siis lõpptulemust näeb juba MZ auto lehelt, Facebookist või kuskilt. Vaatame siis, kuidas läheb.
Davai unlucky vä? Mul ei ole droonil mälukat sees ja mu mäluka karp on kõik kodus, aga õnneks ohverdasin GoPro seest kuradi kaardi, nii et proovin teloga teha mingi klipp kõrvale, aga vahetan ära filtri, panen siia siukse väikese ilma filtri ja siis laseme drooni õhku. Ma ütlen ausalt, et ma ei ole nii kaua lendanud, et ma isegi ei mäleta, kuidas lennata. Vähemalt kuradi drooni saime kätte. Akut 51, no sellega jaksame. Panen selle siit, laseme lendu. Veid siit koht võib-olla on, aga filtriga panin küll täppi. Filter on päris hea sellele ilmale. No nii, teine katse. Ennem ta vist ei tulnud seda autot ära ka. Vaatame, kuidas nüüd välja tuleb. See filmimine. Nii ja panen filmima. Go. Too low. Mida perset? No nii, nüüd saame vist. Niimoodi see elu käib. Teeme sotsiaalmeediat. Ise panen siin roolis. Ühe käega ühte, teise käega teist. Aga lähme vaatame vaikselt ja hetkel ta püsib ilusti järel. Proovin, kas ma teda liigutada ka saan. Oi, see kurat. Okei, davai, ma olen... Niimoodi me paneme praegu siin. Päris hea on, polegi teinud siukest asja varem. Aga droonil on üsna raske selle varju ja puudega tegeleda, et auto kaob pidevalt eest ära. Aga praegu jälitab külje pealt ilusti. Proovin keerata ka kuidagi pea kohale, et saaks mingid ägedad klipid. Panen veits kiirust juurde. No vaat, päris kõva pill. Muusik on hea, sõidab ilusti, püsikas värgis. Püsib ilusti tee peal, jõudu on. Tegin esimesed droonikaadrid nüüd ära, parast tsirkus see oli kuradi, see Active Tracki ebis, aga nüüd lähen, sõidan siia Rahinge kanti, Rahinge järve ääres, äkki saab mingid lahedad ilusamad kaadrid teha, et selle ilmatuselu ääres oli maru porine ja siis läheks vaataks veel mingid kohad, et prooviks rõhku panna siis sellele matkaauto nagu otstarbele või võimekusele, et avastada erinevaid kohti ja ööbida erinevates kohtades, et ma vaatan, kuidas asja ära saab kasutada. Kõik tuleb käigu pealt, tavaliselt filmijatel on nagu mingi skene juba välja mõeldud või mingi süžee, et mis ja kuidas, aga ma olen siuke free, panen puusalt ja lõpuks midagi välja tuleb. Põmm, tagasi rõhul. Sai klipid tehtud, jääb üks päev kindlasti veel igaks juhuks nii-öelda varusse, et ei tea, mida ma kätte sain, aga mõtlesin, ma näitan siia ka seda värk, et see on päris OP pill. No põhimõtteliselt siit saad siis julgelt sisse astuda, on ju, laks. Muusika mängib, siin siis köögitoimkond, siin ilus viisakas külmik, siin siis ilus vetsumaja, vaatasin siin juhtpuldist, panin siit juhtpuldist asjad tööle ka, veed saab siit voolama panna ja värgid. Ja siis siin on see, ma mõtlesin ainult, et siin on nagu üks voodi, et võib-olla need kuidagi käivad kokku sinna, aga tšeki seda biitina. Põmm! Väga nice vä! 4 inimest siin, sinna eest võtad võrgu ära, saad, ma ei tea, nii pidi panna siia 2 last mõlemale poole ja ise seal olla. Ja see voodi pidi ka liikuma kuidagi, aga ma ei leidnud seda nuppu, aga siin on näha, et need värgid on olemas. Nüüd ma ei tea, kuskilt ta kindlasti liigub, sest igast kapid värgid, Bluetooth tümm, püsikas, 6 manu, head drooni ära ei lõmastanud, katuseaken siin, aken, siin teine aken, tilkud saab vaadata, kapid ja siuke muu elementaarne, keegi normaalselt matkakat tahab, millega kuskile võistlustele minna, siis siit saab, hops, siin siis panipaik asjade hoiustamiseks, aga näed, see on lamp. See käib siit, see käib üles siit kangist. Vot siuke värk, äge buss. Panen reklaamklipi kokku siis MC Trend. MC Trendist vaadake Instagramist või kuskilt.
Eks ma jagan ka, siis näete. Teeme ühed müügipildid ruttu ja lendame kella 4 linna. Anname X6 kätte. Tere hommikust, kolmapäev. Väga väsinud on olla. Täna garaažis üks seis. Läigestus ja siin midagi lahedat. TTRS. Thursday Car Clubist, Otti oma. Meil on seal niiskus, meil on seal iste. Võtsime Otti kistme välja ja sinna siis tuleb keemilisega välja tõmmata. Muus osas detailing salong. Karelt käsipesu, tulede põll. Süüke värk. Do you finish that track that goes? And it's like dubstep and shit. Eile läks ikka mega kiireks peale seda, kui Audile aurupesur sai peale tõmmatud. Olin mingi kella 11-10 garaažis. Kogemata poleerisin oma auto ära. Siis sai Audile tehtud täissalong. Imesin seda keemimasinaga seda vaipa tühjaks, aga kuna vaip ja svamm on nagu eraldi, siis vaiba seest sai niiskuse kätte, aga svamm jäi ikka märjaks. Siis mõtlesingi, et panen puhuri sisse, aga koju ka ei taha minna, et kui puhur sees on, et pärast juhtub midagi halba. Kollisin enda auto ära, sai päris hea. Täna hommikul tulin, vahatasin Audi ära. Nüüd just saigi täiesti valmis. Klient tuleb veel üks järgi. Täna ka läheb mega kiireks, kahjuks filmida ei jõua. Mul on 3 pesu ja nendest esimene peaks jõudma siin 3 minuti jooksul. Aga Audi siin teie ees.